Hei, imelised. mõnusat pühapäeva teile. Mina siit tulen sinu juurde rääkima täna standarditest, sellest, kuidas olla kõrgete standarditega naine ja räägin lahti siis täpselt selle, et mis asjad need kõrged standardid on, miks seda vaja on ja kuidas see siis seotud on sellega, et kuidas aktiveerida inimesi enda ellu. Igal juhul need, kes ei ole ära vaadanud veel eilset videot, siis sa leiad selle eilse video üles eheduse ruumist ja tegelikult leiad ka Haanjalanna lehelt. Mina ei tea, Facebook tegi mulle siin eile ühe niisuguse vingerpussi, et postitas automaatselt ka Haanjalanna lehele, aga sellest pole midagi. Täiega olen usalduses, et elu loob täpselt nii õigesti kui vaja on. Ehk siis see on ju täpselt see, mida ma ka elan. Ehk siis seda, et see, mis tuleb, see on õige. Kõik, mis 3D reaalsusesse ilmub, on õige. Ja standardid. Kui me eile rääkisime sellest, et kui me hakkame seda uut ennast looma, on ju, eilse tere hommikust ka, kes siin liituvad järjest. Et eile me rääkisime sellest, et meie ise oleme need, kes valivad, millist ajajoont nad parasjagu kavatsevad kõndida, käia, luua endale. Ja siis sellel hetkel, kui me jõuamegi siis selle uue endani, nii-öelda uue endani, hakkame kehastama seda inimest, siis tegelikult ühe sammu juures see samm, et kui me oleme ära otsustanud, et mis on see, mis ma päriselt järgmisena tahan kogeda, luua, kes ma tahan olla, siis oligi niisugune plaan, et räägin natukene sellest täna, et kuidas me seda loome. Ja siis selle video lõpu osas teeme siis ka väikse aktivatsiooni. Lihtsalt, et aktiveeridagi seda ennast siis praegu tugevamalt ise enda kehas või sagedust, on mul mingi erisus siin. Ja sina ise pead olema ennem see, mida sa soovid tegelikult 3D reaalsuses näha. Ehk siis sina oled see naine, kes kehastab seda inimest. Ja kui me kvantumloomise sammudest rääkisime eile, siis seal on kehastamise osa ja mõnes mõttes need esimesed punktid, kus sa teadvustad seda, et kes ma olen ja kuidas ma tahan luua ja mis asi see täpselt tähendab, siis see tänane live natukene aitab sul mõista seda, et oota, et aga mis see uus teadlikkus siis iseendast on või mida ma võib-olla ei ole varem teadvustanud selleks, et luua midagi. Tere, imeline Victoria. Nii tore, et sa siin oled. Nii, teeb mulle sama trikki, mis eile. Näitab mulle korraks, et kas internetiühendus on olemas. Vaatan üle, ikka on olemas. Igal juhul, kui me räägime nendest sammudest, korraks vaatan, mis koha pealt ma siit võtan. Kui me räägime nüüd nendest aktiveerimise esimestest sammudest, siis kui tegelikult justkui see aktiveerimise koht võiks olla mõnes mõttes nagu tagapool, aga kui me mõtleme kvantumloomise kontekstis, siis teades, et ma soovin iseendas aktiveerida mingit uut kohta, tahan sisse lülitada selle on nupu, siis tegelikult meil tuleb teadvustada seda, et oota, mida see täpselt tähendab, oota, milline siis see mina olen, kes siis näiteks on julge esineja, milline see mina olen, kes pühendub näiteks ettevõtlusele nüüd, milline see mina olen, kes on näiteks armastav, ma ei tea, abikaasa, ema, sõbranna, mis iganes, mis see on, mida sina enda ellu oled loomas. Ja see kõrgem teadlikkus saab hakata tegelikult tekkima sellest, et ma luban endal aru saada, mida ma soovin kogeda, millised minu standardid on. Loomise kontekstis on need esimeses nii-öelda sambas või need on nagu hästi loogilises järjekorras, et kui me võtame ka arhetüüpses vaates nagu 1, 2, 3, 4, 4 sammast on ju, siis esimeses sambas on meie väärtuse teemad, esimeses sambas on soovide teemad, esimeses sambas on
meie väärtused, meie esimeses sambas on meie standardid. Ja üks viis, kuidas seda teadvustada ja üks viis, kuidas tegelikult iseenda jaoks teada saada ka seda, mida mul siis on vaja teadvustada, on panna kirja enda standardid. Ehk siis selle naise standardid, keda sa plaanid hakata kehastama ja selle naise standardid, keda sa tegelikult soovid enda ümber näha. Ehk kuna sisuliselt me tõmbame alati enda ellu neid inimesi, kes me ise oleme, seda sagedust ja sa võib-olla oled seda kogenud ka niimoodi, et sa elad enda elu enda viisil ja siis näiteks mingid inimesed on su elus ja ühel hetkel mingid inimesed lähevad ära ja tulevad asemele uued inimesed. Ehk iga kord meie väli, meie ümbritsev on alati meie ise. Ei ole eraldi, et umbes, et nemad on seal ja mina olen kuskil eraldi. Ei, me näeme alati endale väga sarnast või siis tulevad meie ellu mingid inimesed üllatustena, kes on justkui tulevad näitama meile seda meie erinevust, kes tulevad meile näitama, kuidas ma ütlen, kes tulevad meile võib-olla näitama siis neid meie enda varjukohti ja ka see oleme meie. Et isegi kui me tahaksime öelda, et ma ümbritsen ennast inimestega, kes et ma ei kogeks mingit ebameeldivust, et ma ei kogeks mingit nii-öelda enda tumedust, siis see on iseenda lollitamine. Ja kui me räägime sellest, et me soovime enda ellu aktiveerida siis neid naisi, kes on meie tugivõrk, kes meid ümbritseb, kellega koos meil on võib-olla äge luua. Neid ei pea üldse palju olema, aga justkui öeldakse, et sina oled sind ümbritseva 5 inimese keskmine, on ju. Ja kui seda aspekti võtta arvesse, see on nii-öelda sinu sageduse keskmine, see on sinu sagedus. Sinu sagedus on loonud kõik selle sinu ümber, mis seal on või ei ole. Ja sul on lihtsalt vaja teadvustada seda, mida sa seal soovid näha. Ja siis tegelikult automaatselt sellega, kui sa teadvustad seda, mida sul on vaja, mida sa tahad kogeda, et sul oleks lihtsam kehastada seda, et see annaks sulle ette justkui juhised. Standardid on minu jaoks mitte see koht, et kus ma hakkan nüüd teisi majandama, vaid see on see koht, et kuidas mina ise käitun, millisteid standardeid ma juba elan. Ja siis vastavalt sellele saab teada. Üks viis, kuidas seda teha on niimoodi, et sa paned endale märkmikusse kirja, tõmbad nagu joone vahele ja ühele poole ja siia poole. Siia siis panedki see kõrgete standarditega naine. Ja see kõrged standardid minu mõttes tähendab siis seda, et need standardid, mida see naine elab, kes siis on näiteks, et kui meile kasutasime seda, et kui 3000 €3,000 kuus loova naise standardid on ühesugused, mingid otsused, mingi olek loob seda reaalsust, mingi väärtustamise tasand näiteks, et ma usun, et ma olen väärt 3000, aga millegipärast ma ei usu täna, et ma olen 8000 väärt. Et siis see on nagu see, kuhu sa siia veel, kui paned kirja selle, mida usub see naine, kuidas käitub see naine, kuidas on see naine, kes on kõrgete standarditega. Mõtlesin, et ma teen seda siin natukene sinuga kaasa ja siis läheme siit edasi. Minu jaoks võtan selle sama 8000 € naise, siis see, mida ma kindlasti tahan elada on see, et minu energeetiline olek on minu prioriteet. Ehk siis, et ma igal hetkel tean seda, et kõik algab minu energiast, kõige minu elus sündiv alguspunkt on minu energia ja kui mina seda iseenda jaoks oluliseks ei pea, siis suure tõenäosusega midagi juhtuda ei saa. Seega minu jaoks minu energeetiline olek on minu prioriteet, et see tähendab seda, et ma alati tšekin enda energeetilist olekut, ma alati valin siis ka seda muuta, sest minu käsutuses on igas hetkes muuta enda energeetilist olekut. Isegi ükskõik kui halb on see olukord, kus ma parasjagu olen, siis minu prioriteet on see.
siis kindlasti, kui ma räägin töö mõttes, siis minu jaoks on see, et minu tööasjad, tööasjad, nad justkui nagu on tehtud siis, kui on impulss. Kui tuleb impulss, mis see minu jaoks tähendab, sinul võivad olla täiega teised asjad, aga minu jaoks tähendab see seda, et minu tööasjad on tehtud siis, kui tuleb impulss, ehk siis kuna mina praegu nii-öelda praktiseerin, see ei ole praktika, aga see on elu, aga ma elan nii, et kui mul tuleb impulss, et ma postitan midagi, et ma tulen laivi, et ma teen mingi reeli ära, et ma teen mingi story ära, aina rohkem ma soovin teha seda selle järgi, millal mul tuleb impulss, mitte selle järgi, mis mul on to-do listis. Tavaliselt impulsid tulevad väga ilusti sünkroonis ka to-do listist, aga kui ma hakkan tegema ainult to-do listi järgi, siis ma hakkan neid tegema ja siis ma ei kuula enam iseennast. Ehk siis minu jaoks on oluline see, et ma teeksin impulside järgi. Minu elu on praegu korraldatud lihtsalt nii, et mul on võimalik teha tööd siis, kui ma tahan, kus ma tahan ja kuidas ma tahan. Loomulikult mul on kalendris ka kohtumised, loomulikult mul on seal kliendid, loomulikult mul on seal mingid asjad, aga see on impulss, et see kalendrisse on jõudnud mingil ajahetkel. Ja mõnikord, tõesti, mul on ka selliseid hetki, kus ma näen, et issand, mul on kalendris mingi täiesti full ja siis tuleb veel näiteks mingi lasteasi vahele ja kõik asjad. Siis tavaliselt aitab mind siin see minu esimene punkt, minu energeetiline olek. Ja peale seda, nii kui ma selle energeetilise oleku teen nii-öelda puhtaks, siis tavaliselt asjad joonduvad. Siis helistab keegi, ütleb, kuule, Inike, muudame aega, tule sinna. Ehk siis kõik joondub alati minu järgi siis, kui mina ise olen joondunud. See võiks olla täiesti nii, et ma olen joondunud endaga, olen enda sees, on järgmine standard. Ehk siis minu jaoks on see, et mulle hullult meeldib see kood, et kas ma olen endast väljas või enda sees. Kui ma olen energeetiliselt paigast ära, siis tegelikult enamasti ma olen endast väljas, ma tegelen välismaailmaga, ma majandan seal pool ja tegelikult ma sellel hetkel ei kuule ennast. Ehk siis see esimene punkt, minu energeetiline olek on minu prioriteet, toob mind alati tagasi valima mind ennast. Ehk siis minu kõrgete standardite hulka käib see. Siis mis seal veel võiks olla, mis sinna juurde käib? Ma hoian mu rahaasjad on õigeaegsed. Juba näen siin enda mingit niisugust kohta, millega ma tegelen. Ehk siis ma tasun õigeaegselt arveid, ma esitan õigeaegselt arveid. Mul on komme mitte esitada mõnikord arveid. See on paranenud väga oluliselt. Aga on olnud ka täiega väljakutsed viimasel nädalal, just viimastel kuudel igasuguste virvarri sees on olnud neid kohti ka, kus ma näen, et ma jään hiljaks mingite arvete maksmisega ja see ei ole kindlasti kõrgetele standarditele vastav. 8000 naine seda teeb anyway ja usub endasse. Nii, kas mul on veel mõni see 8000 Inike kindlasti valib kuidas ma ütlen seda, valib ja sina võid täiega samal ajal teha enda jaoks enda sõnastustega mingeid asju. Panen ühe veel. Valib ja kellele ta enda nii-öelda koode jagab. Panen niisuguse sõnaga, aga minu jaoks see tähendab siis seda, et see Inike päriselt nagu talitseb ennast, mitte ei ole igal pool laiali, ei jaga enda koode igale poole, vaid see on nagu väga kindlas ruumis, väga kindlatel alustel ja see on täiega olnud minu jaoks väljakutse, sest et ma tahaks igale poole kõigile anda kõik ära ja siis ma pärast mõtlen, et oota, kuidas ma siis nüüd hinnastan nende tegevusi. Ma võin siia panna ka hinnastamise meister. Niisugune asi siia juurde ja kindlasti ma luban enda ja ma naudin elu ja teen seda,
mille tegemiseks on impulss praegu. Ehk siis see, et ma teen seda, mida ma tahan, mitte seda. Ja see ei ole niisugune lapselik tahtmine, et ma tahan nüüd ainult seda teha, vaid ma päriselt alistun, siis võib-olla on isegi öelda, mitte teen, mida tahan, vaid alistun siis enda kutsele teha asju. Nii et mina sain siia listi päris korraliku kirja, sina võid ka enda listi teha. Lihtsalt teadvusta endale, avarda endale seda maailma, mis sinus on, mis see naine teeb. Sa võid siia panna ka, kui sa näed, et ta ütleb, ma ei tea, ütleb ei alati olukordadele, kus ta tegelikult ei ole et sa võid nagu näha seda, et millele ta ütleb ei ja millele ta ütleb jaa, kuidas ta välja näeb, kuidas ta on, sa võid mida iganes sinna panna. Kuidas sa ennast premeerid, kuidas sa ennast tunnustad, kuidas sa ennast hoolitsed, kas ta lubab endal iluteenuseid saada juba ennem või ta on endale pannud, et no siis, kui ma teenin, ma ei tea, 8000 eurot, et no siis ma lähen, ma ei tea, juuksurisse või sa käid seal regulaarselt, sõltumata sellest, kui palju su sissetulek on, ehk siis, et mis on need asjad, mida ta kindlasti teeb, no matter what ta teeb, ilmub kohale iseenda jaoks. Minul näiteks on mingid sellised asjad tõesti, et ma juba päris mitu aastat minu jaoks on, noh, ma ei tea, käin kas või teen oma küüned korda. See on midagi niisugust väikest, mida ma enda jaoks saan teha ja mida ma teen ka siis, kui mul tegelikult on rahaliselt võib-olla väljakutse. Ma tean seda, et ma võin sellest ka loobuda, et juhul, kui on see midagi niisugust, ma never ei saa sellest, see on asi, millest ma ei jäta, et siis sinna tekib laeng, siis on nii, et okei, no siis on see koht, millega sa saad tegeleda. Nii, aga kuidas siit edasi minna? Kuidas tuua enda jaoks nähtavale seda, et näed, siin on need standardid, mida nüüd Eenik hakkab elama ja kui ma neid asju elan, siis tegelikult varem või hiljem see 8000 Eenike tuleb. Nüüd sa kirjutad välja ka teise poole, täielikult selle vastandi. Ehk siis, et kui minu olek on prioriteet, siis selle vastand on see, et ma ei tea, olen lappamises ja ma ei tea, täiesti näiteks, et lappamises lasen oma tujudel ennast juhtida oma olekut. Ehk siis olen nagu elu tuulelipp, et tuleb siit laks, siis ma kohe olen kadunud, olen ohver, olen kõik muu. Mis siis teisest minu tööasjad on tehtud, mis selle vastasend on see, et ma teen tööd ainult töö ajal. Näiteks minu puhul on vastand see, teen tööd vaid töö ajal. Siis peaks olema mul tööaeg ka ette nähtud. Ja teen to-do listi järgi. Ja ma panen nimelt need kirja sellepärast, et minul on, kui mina varju lähen, siis tavaliselt ma hakkan rongiga sõitma, siis ma võtan oma to-do listi ja panen siis ma ei kuule ennast peas, et ma hakkan ennast petma sellega, et ma panen need tööasjad nagu, just ma hakkan tegemisega, ütlen, et aga Eenike, ma teen ju kõiki neid asju, hakkan ennast petma sellega, et noh, miks tulemusi ei tule, ma ju tegutsen kogu aeg. Aga tegelikult see aitab mul nähtavale tuua seda, et ma tegelikult ei tee õigest kohast siit ja ma tean, et täna mul on mingi mask eest vaja ära võtta, aga see tuleb nähtavale, sest ma olen selle ära otsustanud, et see tuleb nähtavale. Siis mu järgmine joondunud endale või joondunud endaga, ehk siis ma tšekin seda, on ühel pool vastas on siis see, et ma olen endast väljas. Tegelen välismaailmaga, mehkeldan välismaailmaga. Välismaailmaga, väldin rahaasjadega tegemist. Sest et noh, minul oli hästi ilus lugu. Ainult ahned inimesed kogu aeg mõtlevad rahast ja tegelevad rahaasjadega, et aga ma ei ole ju selline. Tegelikult ei võta vastutust enda raha juhtimise eest. Siis ja seal tekib tohutu väeleke.
edasilükkamine, varjamine iseenda eest, tegeliku seisu varjamine, mingist raha juhtimisest pole siin küsimustki, ainult üks lappamine. Siis kellele ta koode jagab, ehk siis minu moodi, mis on olnud, ma juba näen, et siia ma teen hüüumärgi juurde. Ehk siis minu puhul, et ma jagan valimatult ja kõigile. Ja minul on see ka see, et minu Messenger, keegi küsib abi ja siis ma olen nagu, oo jaa, muidugi annan sulle kõik ära, coachin sind poole ööni. Täiega toon nähtavale mingeid niisuguseid kohti. Hinnastamise meister, ehk siis ma pidevalt kahtlen oma hinnas. Siis teen asju, mis mulle ei meeldi. Ja takerdun neile ja millele ja siis see alistumise koht oli ka mul siia, ehk siis ma alistun nii-öelda alistun enda tahtmisele, ehk siis ma ei alistu. Tean, et tegelikult tahan magada, aga ei alistu sellele. Tean, mida tahan, kuid ei tee. Ja nii, ja siis on nüüd sul 2 listi. 2 listi on siin. Ja mis see tähendab? Nüüd sa vaatad ausalt nendele listidele päriselt otsa. Sa vaatad nendele otsa ja märgid ära siit. Eelkõige soovitan tegeleda siis väga hea, kui sa siit kõrgete standardite, täna siia võid linnukesed teha, kui tahad, täiega, eriti kui sul on kalduvus olla ülikriitiline iseendaga, aga peamine tähelepanu võiks minna nüüd siis selle peale ja see list, mis sa nüüd tegid, see võiks jääda sulle märkmikusse niimoodi, et sa saad seda aeg-ajalt ka vaadata, sest elu muutub. Ehk siis seni, kuni sa oled tegelemas selle alkeemiliste punktide läbimisega, seni, kuni sa oled toimetamas, siis võtad seda listi ette ja vaatad, mis sinu väljas toimub. Ehk siis märgid ära näiteks, mis mul oli minu koodide jagamise koht, näiteks hüüumärk. Ma märgin ära selle. Ma veel täna ei tea seda lahendust, kuidas ma seda juhin, aga ma tean seda, et seal on üks minu väelekke koht, ehk siis see on see, mida ma täna ei ela ja mis ilmselt hoiab mind täna olemas see naine. Kõige ägedam kogu selle mängu juures on see, et kogu sinu väli aitab sulle kaasa. Ehk siis kuna sinu sagedus, see, kes sa praegusel hetkel oled, see sagedus, mis sinus on, see loob sulle kogu aeg neid olukordi, kus sa saad neid märgata. Ehk siis nii-öelda mina kasutan sõna väli, sinu väljal toimub midagi. Mul ei ole nüüd tükk aega olnud, aga ma toon näite selle aasta algusest, kus oli minuga mingi niisugune kamm, et inimesed kirjutasid mulle pidevalt, et Einike, ma tahan tulla sinu eheduse kookonisse, kuid mul ei ole raha või ma ei näe, kas mul on raha aasta lõpuni ja mul oli pidevalt tulid sisse sellised sõnumid, kuidas, et ma tahan valida sind, kuid ma ei vali sind. Ma tahan teha seda, kuid ma ei tee seda. Ja siis mul Messengeris oli väga palju inimesi, kes pidevalt seda tegid ja siis seal on ka täpselt see koht, et kuidas ma siis valin teha, mis mul siin veel on. Näen, et minul esineb veel seda, et ma alati ei alistu sellele, mida ma tahan, kuigi ma enamasti juba seda teen. Ehk siis sa märgid ära need 2-3 asja. Peale seda, kui sul on need ära märgitud, siis sa küsid enda käest, millistes kohtades minu elus seda juhtub, millistes situatsioonides see toimub, kus ma endaga pole aus. Ja siis sa lihtsalt teadvustad nüüd on ju. Toimub see teadvustamise moment, sa lood kõrgema teadlikkuse sellest, et sinu elus neid asju toimib, siis sa ütled endale, ja ma tunnistan, et ma luban, ma ei tea, enda koode jagada igal pool ja lapates ja mõnikord ma jätan isegi mõnele sündmusele või olemisele minemata, sellepärast, et mul on tekkinud mingi niisugune asi, et ma ei soovi minna, sest et mul on tunne, et ma võtan ruumi ära ja ma lappan seal enda koodide jagamisega ja targutan kogu aeg. See on minu hinnangud mulle endale, aga ma näen, et siin on see koht. Järgmiseks, mis ma saan teha nüüd sellega, on see, et järgmine kord, kui mul tuleb kutse kuhugi, kus ma olen lihtsalt näiteks osaleja, see on lihtsalt minu viis. Sina võid vaadata mingi enda situatsiooni põhjal, millises keskkonnas esineb seda sinu käitumist, siis ma saan tegeleda sellega, et
mida ma kardan, mis siis juhtub, kui ma nii teen. Ehk siis ma kaevan lahti selle, et mis siis juhtub minuga, mida ma tegelikult kardan. Et ma kardan, et kui ma ei näita, no minul on olnud hästi pikalt see tõestamise koht ja see on kõik üks madalama sagedusega energia, et ma olen tahtnud tõestada, et ma ju tean, valige mind, ma ju tean, ma olen nii palju õppinud, ma olen nii teadlik, ma olen ja ma tahan nagu tõestada seda. Tegelikult inimesed näevad seda ise minu sagedusest ka, aga see on olnud minu hästi suur lõks, see on see minu analüütilise, loogilise mina lõks, kes arvab, kes on uskunud terve elu, et teadmised on kõige olulisemad elus. Need teevad nagu, selle eest ollakse nõus mulle maksma, aga ma ei ole uskunud, et tegelikult minule ollakse nõus maksma selle eest, kes ma olen, sellena, kes ma olen ja just selle energeetika eest, kes ma olen. Ehk siis minul on väga pikalt olnud see tõestamise koht ja see on nagu, ma panen selle endale siia igaks juhuks veel kirja. Ja et ma jälgin, no ma tegelikult teadlikult jälgin seda kohta, et kus ma kipun minema sellesse ja tegelikult isegi need laivid iga kord minu jaoks on nagu see, et ma pean teadlikult vaatama, et kuidas ma seda teen või kuidas ma seda müüki üldse nii-öelda, kui ma näiteks mingit müügitegevusi teen, et kuidas ma seda teen. Et kes ma lähen sinna ütlema, et mitu tuhat sertifikaati mul on ja kes ma kõik olen ja kuidas ma olen ja kuidas ma tõestan siis oma klientidele, kes ma kõik olen. Ehk siis kogu see pool, kus on need standardid ja sinu kõrgete standardite vastand, siis sellega anna kütet, teadvusta, too teadlikkus nendesse olukordadesse ja hakka valima teisiti, hakka valima nagu valib see kõrgema standardiga sina. Ehk siis sa pead hakkama elama, kui sa tahad saada seda väikest hüpet enda elus ja tegelikult aktiveerida enda ellu ka neid, kes oleksid võib-olla siis, kui me mõtleme, et see keskmised on ju meil tavaliselt ju selle koha pealt, et seal on nagu neid, kes on meist nagu eespool, nii-öelda eespool, sageduse mõttes eespool ja neid, kes lihtsalt on puhtamad, nemad ise ehedamad on ju. Ja siis seal meie ümber on ka neid, kes on võib-olla tahavad olla meie moodi ja keda meie tõmbame ligi, sellepärast et meie saame neid tõsta. Ehk siis, kui me selles grupis ka siin räägime, siis see naine, see, kes paneb krooni pähe ja kes võib-olla aitab ka sõbrannal seda krooni asetada sellega, et ta on lihtsalt tema ise, sellepärast et minu jaoks on olnud lihtsalt teised naised on nagu tohutu inspiratsioon. Minu ümber on nii palju ägedaid naisi ja mõne naisega võib-olla kohtud ainult 2-3 korda, mõnda jälgid, võib-olla mingi asjad on minu väljas. Ma lihtsalt inspireerun sellest, ma kohendan enda krooni, ma näen, et see on võimalik ja ma võin öelda mingitele asjadele ei, millele ma varem arvasin, et ma ei või öelda ei. Ehk siis sellega, mida rohkem sa hakkad elama seda standardit, mis sa siia vasakule poole panid, järjest rohkem hakkad seda elama, seda rohkem tuleb ka ellu neid inimesi, kes seda lubavad sul teha. Nii näen, et mõned inimesed siin on koos minuga vaatamas. Kas tekkis nüüd mõni küsimus, sa võid kas või panna, et on arusaadav, võib-olla tahad midagi täpsustada, kuidas mingi enda standardi kohta. Võib-olla tahad veel midagi teada standarditest, siis praegu on täiega hea koht, kus seda endale nii-öelda võimaldada, et ja olla ka teistele kasulik, kui midagi nii-öelda kahtlaseks. Ehk siis sisuliselt see, mida ma siia paremale poole, et nende nii-öelda vastandite osas, nende eest saab olla nagu ülitänulik. Ja nagu ma ütlesin, et aeg-ajalt tasub seda võtta lahti. See on sellepärast, et kui sa teed ära siit mingi paarid asjad, sa näed, et seda ilmu, ehk siis sa saad teha niisugust tšekki, kus ma täna asun, et kas mul ikka tuleb välja seda kohta, et nii-öelda peegeldatakse. Ehk siis, et tuuakse mulle nähtavale, ma ise tegelikult ma ise loon need olukorrad, ei ole mitte kedagi teist, ei ole keegi teine kuskil minust targem, kes teab, vaid ma ise näen, mis minu väljal toimub, kuidas toimub, mis toimub. Ehk siis see on minu jaoks üks nagu super teadlikkuse loomise tööriist. Ja loomulikult, kui me hakkame valima elada, hakkame kehastama neid teisi standardeid, loomulikult tuleb ette mingeid väljakutseid ja siis sellest ma räägin homme rohkem, et kuidas siis sellega toime tulla, kuidas seda juhtida, kuidas seda, kuidas ma ütlen siis, enda jaoks pidevalt tööle panna, mis su väljas toimub.
et sellest räägime homme. aga nagu ma täna video alguses ütlesin, et sul on võimalus teha kaasa minuga koos ka see aktiveerimine, ütleme siis nii, et kui sa oled praegu märganud, on ju, et võib-olla eile sai sul võib-olla see soov selgemaks, et mida ma nüüd praegu aktiveerin, mis on see nupp enda sees, siis täna me teeme seda natukene kaasa. aga nüüd, kui sa oled neid juba standardeid endale teadvustanud, siis mulle meeldib seda teha teatud viisil. kasutame selleks siis enda keha loomulikult ja siis vaatame, kuhu me jõuame, siis tavaliselt kui me hakkame seda tegema, siis tavaliselt mul endal hakkab nagu siis täpselt ka juhend sisse tulema. aga jaa, selleks sa võid istuda või olla pikali väga mõnusasti. Lõdvestada ennast, kui vaja, siis ringutada, haigutada, liigutada ja hingata natuke sisse ja välja, tuua enda tähelepanu lihtsalt enda keskmisse korraks läbi selle, et sa lihtsalt jälgid, kuidas õhk liigub su ninast sisse ja ninast välja. ja siis vii tähelepanu korraga justkui nagu kogu enda kehale, nagu jälgi enda keha. ja võib-olla sa juba eile said selle koha kätte, aga küsi praegu, et kus asub siis selle, noh näiteks ma teen praegu, ma ei tea, 8000 euroga, kus asub selle 8000 inimese aktivatsioonipunkt kehas, millises luuskondis asukohas ta asub su kehas. ja kui sa saad selle koha kätte, siis tõsta ta korraks enda ette, niisuguse energeetilise pallina, mullina korraks enda ette, justkui tee nähtavaks, võid vaadata, mis värvi ta on või mis värve ta sisaldab. ja seejärel justkui tõmba energeetilisi niite sellest pallist välja ja too see siia enda südame ja kurgu vahelisele alale. mina kogen seda niisuguse filtrina, ma kujutan ette, et nagu siin südame ja kurgu vahel on niisugune suur filter, mille peale siis teinekord meie emotsioonid tulevad ja mille kaudu me saame siis ka enda kehasse justkui midagi panna, et siit saab väljuda, saavad asjad ja siit saavad ka sisse minna. ja nüüd, hoides enda ees teadlikult seda energeetilist pallikest, mis on justkui sinu selle soovi sümboliks, tõmbad niidid ja teed nagu see filter, see võru justkui siin südame ja kurgu vahel, hakkad punuma sinna ümber justkui selle niidi, justkui seal ümber võru ümber. ja sa võid siia siis hakata punuma niite sellest, et millised need su standardid oli, et minu energeetiline olek on minu prioriteet, ma ilmun kohale iseenda jaoks ja järjest neid asju punud justkui siia ümber enda selle filtri või võru või kuidas sina seda koged, sul võib võib-olla hoopis mingi muu kujund või metafoor siia tulla. ja tõmba sinna nagu pinget sisse. tõmbad ja punud neid niite, paned sinna sisse. ja see naine ka, see asi ka, ma olen see kõik on mina ise. punu selle energeetilise niidi enda võru ümber, see on seest tühib ja sissepoole läheb su kehasse. ja punud täpselt nii kaua, kui sul see punumine käib. ja kui sa veel täpselt neid standardeid ei tea, aga sa tajud energeetiliselt seda, siis lihtsalt lase sellel toimida täpselt nii kaua, kui see toimib. ja kui see lõpeb, siis tõsta seesama mull sellesse samasse võrusse sisse ja luba sellel justkui sulgeda. ja seejärel liigutas energeetiliselt korraks siia enda käbinäärmesse, pea keskpaika, niisugusesse tahapoole natukene kukla ja silmade niisugusesse keskpunkti ja luba nüüd seal ka natuke tiirelda sellel, justkui teha seal niisugust aatomite niisugust nagu punumist. ja seejärel jaota see energia üle oma keha niimoodi laiali, nagu võid lausa teha nagu plahvatuse enda kehas, kus
kõik see energeetika läheb igasse su keha rakku. Ja seejärel lihtsalt lõdvesta ennast uuesti, tea, et nüüd on su kehas veelgi sügavamalt maandunud see kõik, mis sa oled ja kehastad ja see sagedus su kehas saab võnkuda nii palju, kui kulub, nii palju, kui vaja on. Ja kui sa oled valmis, siis võid silmad lahti teha ja avada. Tea, et su kehas on aktiveeritud see sagedus, need standardid. Ja lihtsalt naudi seda ennast, kes sa oled ja tea, et sa muutud ka nähtavaks selle sagedusega nende naiste, võib-olla miks mitte ka meeste jaoks, kes su lähiringis peavad olema, kes võib-olla tulevad sinna kuidagi magnetiga nüüd ligi veelgi enam. Et märka neid kohti, kui su välja tahab keegi siseneda mingi küsimusega ja teinekord võib-olla see küsimus võib alguses olla ka natukene trigerdav, see võib olla nagu see herne moment. Aga võib-olla see inimene lihtsalt tundis su sageduse ära ja sinul endal on vaja ära lahendada nüüd see vastupanu selle inimese suhtes või mõne omaduse suhtes, võib-olla tema täna on. Ja see ongi üks põhilisi asju, mis meie elus teinekord juhtub. Et me trigerdume inimeste peale, kes juba elavad neid standardeid ja meid jääb närvi, et nemad elavad neid standardeid ja samal ajal nad tegelikult meile meeldivad. Aga me lihtsalt ei julge seda nagu tunnistada endale ja siis me tahaksime ta eemale lükata. Kui meil on mõne inimese suhtes selline tunne, et me tahame eemale lükata, siis teadvusta, et see on ka vastupanu tunne. Ja see tunne on kõige lihtsam lihtsalt ära tunda, kõigepealt tunnedki seda vastupanu, kas või alustad sellest, et sa tunnistad endale, ma tunnen tema suhtes vastupanu, ta ärritab mind, ta on kuidagi mulle, aga tegelikult sa tead, et seal all on lihtsalt kingitused. Igal juhul, kui täna küsimusi ei tule ja kui sa oled järgi vaatamas ja sul tekib küsimusi, siis pane need selle sama laivi alla kirja, siis ma päeva jooksul mingitel hetkedel check-in. Ja siis homme, vaatame, mis homme toob. Mulle tundus täna, et ma käivitan siin grupiski ühe sellise mängu ja sa võid juba ennast avada sellele natukene. Ehk siis, kui see kõrgete standarditega naine on seal standardite tasandil läbi mõeldud, siis sa võid hakata mängima seda mängu, et milline võiks olla selle standardi avatar. Kuidas see avatar võiks välja näha, mis võiks tema nimi olla. Ja oi, aitäh, Kristi, nii tore, et sa kaasa tegid, oled siin. Ja vaatame, mis siit hakkab sündima. Ja mängime koos ja aktiveerime koos inimesi enda ellu. See lihtsalt minu jaoks ka hästi põnev, sest ma just küsin step by step iga päev. Sõnastan ära mingeid asju, mis on tükk aega minu seest tiirelnud ja mis tulevikus kindlasti lihtsalt on täiega baasmaterjal sellele inimesele, kes tahab minuga töötada, et ma kuidagi praegu need sõnastamised tulevad nii kergesti minu jaoks välja ka. Igal juhul ja ilusat pühapäeva jätku sulle.